tere siis taas kord minu poolt kõikidele minu vaatajatele, kuulajatele ja ka uutele tulijatele. Täna teen ladumise, kus vaatame, mida on oodata siis juunikuus 2025 aasta ja seda teen ma siis 3 grupiga, milleks olen siis kaardid juba välja võtnud teile ja saate siis teha siin nende 3 grupi vahel oma valiku. Tegemist on üldise kaardiladumisega, mitte kõigi puhul ei pruugi siin siis resoneeruda, kui on soov personaalse kaardiladumise järgi, siis võite alati kirjutada. Samuti on minu poolt kättesaadavaks tehtud teile videosalvestuse näol emotsioonide vabastamine. Kui teil on soov oma emotsioone hakata vabastama, teadlikuks saada, mis on üldse emotsioon, kust see tuleb, kuidas me selle unustame nagu mitte enda kehast läbi lasta, vaid siis alateadvusesse suruma ja välja paiskama neid emotsioone ja kuidas siis tegelikult me uuesti siis meelde tuletame ja õpime nagu ja tuletame meelde, mis on emotsioonide puhastamine keha tasandilt, et see saaks siis muuta teie elu oluliselt paremuse poole, kui ta praegusel hetkel võib olla. Et kui on see soov enda emotsioone hakata vabastama ja enda elu siis lihtsustada ja kergemaks muuta, tunda elus rohkem rõõmu ja ka neutraalsusest rõõmuni, siis võite samuti mulle kirjutada ja saame siis edasi rääkida. Kui te ei tea, millest ma praegu äsja rääkisin, siis minu videodes on väga palju sellest emotsioonide puhastamisest juttu. Põhimõtteliselt kõik videod võib-olla enamustes ma ikkagist mainin ära ka emotsioonide puhastamise, mis on nagu siis inimesele ülioluline. Et tema elu siis oleks lihtsam ja kergem kogetav. Lihtsamini ja kergemini kogetav ja ta saaks siis sellest elust ka rõõmu tunda, mitte ainult ei tunne seda kannatuste orgu või kannatuse otsa, et ka selliseid inimesi on siis ja läbi siis emotsioonide puhastamise, vabastamise oma keha tasandilt, siis me liigume oma puhta olemuse suunas ja lihtsustame oma elu kordades ja tunneme ka enda elus siis palju rohkem rõõmu, kui seda varasemalt võib-olla üldse näiteks ei ole. Või inimesed on depressiivsed, masenduses, läbi põlenud, kurnatud ja nii edasi, siis emotsioonide vabastamisega siis te leiate sellele lahenduse, sellepärast et kõik füüsilised, emotsionaalsed, vaimsed, mis iganes probleemid inimestel on, siis need tulevadki just täpselt emotsioonide ja laengute kinnihoidmises kehas. Et nendest ka tulenevad siis igasugused haigused ja emotsionaalsed sellised kõikumised ja kõik, mis siis tegelikkuses inimese elus rahuldust ei paku, kus ta tunneb siis sellist rahutust ja rahulolematust ja pingeid ja ärevusi ja kõike seda, siis põhjuseks ongi tegelikult emotsioonide kinnihoidmine oma keha tasandil. Sest emotsiooni kinnihoidmisest tulevad siis ka igasugused ebavajalikud nähud inimestele külge ja nii edasi. Aga seda siis juba erinevates videotes ma olen ka väga palju nendest rääkinud aga kellel on siis soov, siis on ka see võimalus teil olemas. Et siis jällegi kirjutada. Aga lähme siis ladumise juurde, mis on siis grupp number 1, mida on oodata juunikuus.
ja grupp number 1, kes valis siis selle kaardi või grupi kaardid või grupi, et teil on siis sellised kaardid siin välja tulnud ja kohe on näha, et juunikuus võib oodata siis ootavad ees mingisugused saavutused teid, mis paistavad silma ka võib-olla teistele. ja siis läbi välise siis saate ka tunnustust ja võid saada tänu, kiitust või isegi mingisuguse auhinna või tunnustuse või mis iganes töö või pingutuse eest või millegi tegevuse eest, mida sa siis oled teinud. ja see on aeg, mil päris kindlasti tunned sa ennast nähtuna, et sa tunned, et sind pannakse nagu tähele ja sa oled avalikkuse eest nagu või siis oled nähtud. aga näha on ka siin seda, et sellel kuul liigud sa ka väga sellisesse eraklikku seisu võib-olla, et võib-olla sa juunikuus ka väga palju veedad aega mõtiskledes või siis tunned vajadust võtta aeg maha, et selgust saada enda sees mingis olukorras või mingil tasandil. võib-olla ka pärast sellist avalikkuse ees olemist tunned vajadust keskenduda iseendale, oma sisemisele teele või mingisugustele otsustele, et siis seeläbi saavutada sellist selgust ja tarkust või teadmisi ja võib-olla ka luua mingisugused teatud piirid. et siin on päris kindlasti sel kuul sa kasutad võib-olla sellist ka sellist ratsionaalsust väga palju, et hästi palju olete mõtetes ja võid isegi võib-olla seista siin olukorras, kus tuleb teha võib-olla teatud otsuseid, mis nõuavad võib-olla sult, sa tunned, et nõuavad võib-olla sult sellist kainet kaalutlust ja piiride seadmist. et siin võib-olla sellepärast sa oledki endasse ka tõmbunud, et on vaja mingisugused teatud otsused teha või piirid seada või kuhugi nagu mingisuguse mõistmise või arusaamiseni jõuda. ja selgus päris kindlasti ka sulle liigub sinu suunas, kui sa võtad enda jaoks aja maha ja vaatad rohkem ikka enda sisse. ei tasu nagu väga siis välisest ennast mõjutada lasta ja ego lugudest, et siin võib ego ka sind päris korralikult nagu tõmmata sind sellisesse mõtteprotsessi, aga lihtsalt analüüsida võib-olla ja vaadelda oma sisemaailma rohkem või sissepoole, mitte väljapoole. ja siin võib juunis isegi esile kerkida teatud küsimus, et kuhu siis nagu suunduda või kuhu suunas liikuda. et sa nagu otsid oma sisemist teed ja eesmärki justkui. ja ma näen, et siin see meesterahvas sümboliseerib siis teatud isikut, kas see on siis teie enda energia või on see keegi seotud teiega, et see mees on siis osa sinu suunamuutusest ja ilmselt, et kas ta on siis keegi, kellega sa oled seotud ja see inimene on loonud sinust sellise teatud suunamuutuse või oled sa läbi selle inimese liikunud mingisugusesse sisemisse otsingusse või püüad nagu liikuda sellise enesemõistmise poole. võib-olla püüad ka teda mõista, ka see pole välistatud.
aga kui ta on sinu enda energia, siis see protsess nagu toimubki kõik sinuga. Et näib siis, et siin ootab teid selline periood ees, mis algab nagu justkui sellise eduga ja nähtavusega. aga mingi hetk nagu sa liigud sisekaemuse ja sellise ka sisemise kasvu suunas, võiks öelda võib-olla, või avardumise suunas. et sinu teekonda saadab nagu selline vajadus mõista ja võib-olla ka hoida oma emotsioonid kontrolli all. aga noh, emotsioonide kontrollimine ei ole kõige tõhusam viis elus edasi liikuda, vaid emotsiooni tuleb ikkagist puhastada ja vabastada, mitte neid kontrollida. aga päris kindlasti on paljudel kindlasti on siin võtmetegur või siis mingisugune inimene, mees, persoon või siis lausa sinu enda mehelik energia siin oluline, et see on ka üks tugev energia siit läbi jooksev. ja võib-olla soovitus ka siin, et sa võid nautida seda nagu seda tunnustust või seda saavutust, mis iganes edu sa oled siin saavutanud. aga jääda võib-olla seejuures seal nagu justkui selliseks teadlikkus sellest, et ei tasu selle külge nagu klammerduda, et see ei too nagu sulle, et see on nagu kogemus justkui, mida praegusel hetkel või sel hetkel võiksid sa kogeda ja tunda ja sellest rõõmu tunda ja nautida seda. aga sa ei tohiks nagu klammerduda ega sõltuda sellest välisest tunnustusest. ja soovitus päris kindlasti, võta aeg maha ja ole rohkem vaikuses. ja vaata enda sisse rohkem, et mingil põhjusel on jah, siin see kuu justkui siis selline enese sisse vaatamise kuu. ja sealt sa leiad need vastused, mille kohta sa võib-olla otsid või mis küsimused sul on või mille kohta sa otsid vastuseid. et see on nagu selline, kus sa mõtiskled väga palju. ja isegi kui sul väliselt lähebki kõik hästi, võib su sees olla teatud küsimused või sellised sügavamad teemad, kus sa võib-olla oledki mingisuguse küsimuse ees, võib-olla, et mis järgmiseks saab või mis see järgmine samm on või kuidas nüüd edasi liikuda. kas see, mida ma teen, on kooskõlas minu tõelise minaga näiteks või tõesti vajad sa siin nagu sellist aja mahavõtmise aega, et endale justkui neid küsimusi esitada. ja siin on võib-olla väga selle kuu jooksul võib-olla oluline või aitab nagu selgineda sul võib-olla sellised jalutuskäigud looduses või selline jah, aja mahavõtmine justkui. et siin on vaja nagu tegutseda selgelt nagu sellise emotsionaalse küpsusega. et mitte lasta siis tunnetel või teiste ootustel enda üle võimust võtta. et sul on tegelikult arukust otsuseid teha, teadlikke ja tarku. aga päris kindlasti vältida siin ka selliseid draamasid ja
ja keskenduda võib-olla sellele, mis on nagu sinu jaoks tõeliselt oluline. Et järgi enda sellist sisemist kompassi, mitte sellist välist survet või välist tunnustust, vaid just nimelt enda sisemist kompassi. Kui sa pead tegema mingisuguseid valikuid, järgi jällegi oma sisemist tunnet, isegi kui see tähendab võib-olla mingi hetk sellist vastuvoolu ujumist. Et usalda oma tarkust ja ära karda ka öelda ei sellele, mis sind ei teeni või mis sind ei vii edasi kuidagi, ka ei igasugustele oma sellistele mustritele, ka ei välistele inimestele ja teadvusta, et sinu edu ei vaja tõestamist väljapoolt. See lihtsalt on ja nii on. Ja võib-olla siit kohalt kõik siis, et jaa, siin on sellist sellel kuul sellist sisemist vaatlust päris palju ja võib-olla lähtuda sellest intuitiivsusest ja sisetundest ja mitte siis sellisest välisest tunnustusest ja kiitusest ja tähelepanust, et see on tegelikult illusioon. Aga kui need kogemused sinu ellu tulevad, siis võta kindlasti need vastu ja koge neid praeguses hetkes, aga ära klammerdu nende külge ja ära jää nendesse kinni ega sõltu nendest. Et see on tegelikult võti, eks ju. Et kõik, mis meile tuleb, seda me kogeme. Me kogeme kogemusi, me kogeme inimesi, me kogeme töökohti, me kogeme kõike, me kogeme. Aga sellest tasubki kindlasti rõõmu tunda sel hetkel, kui me seda kogeme ja nautida seda ja võtta vastu seda 2 käega, sest see on meie enda looming. Aga kui me jääme sinna kinni ja sõltume sellest välisest, kas inimesest või olukorrast, siis me hakkame sellega kannatusi endale looma. Et siin on tegelikkuses nagu näha, et ühest küljest te võite nautida seda välist tunnustust või seda kiitust või seda keegi võib-olla pakub väljapoolt sulle mingisugust naudingut, rahulolu, tunnustust, kiitust, mis ongi kena ja ilus ja hea, mis paitab sinu egot tegelikult. Aga sellesse ei tohi siis kinni jääda, et ühest küljest tunned sa siin mingil määral seda heaolutunnet, aga teisest küljest sa tunned, et võib-olla pead tegema mingisuguseid otsuseid oma sisemuses, võib-olla natukene ringi vaatlema ja võib-olla ka endalt nagu natukene rohkem küsimusi küsima, et selgust saada enda sees rohkem. Et jah, nii on, aga minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile! Ja tere tulemast siis teine grupp, kes valis siis selle grupi, need kaardid, siis teile on siin tulnud välja üks väga kihvt ja imeline kombinatsioon, aga just nimelt ülempreest Rinna ja ülempreester. Et siin võib olla mingist laadi sügav side inimeste vahel, näiteks kui inimestega on tegu, aga siin on omamoodi jälle konfliktid ehk siis egomängud. Ja maskid, mis varjavad siis tõelist olemust. Aga siin on nagu sügav ja tugev side ja lojaalsus 2 inimese vahel võib siin ka olla seda. Aga kui vaadata seda siis sellisel viisil, et siin juunis võib sul olla kokkupuude siis teatud autoriteetidega või
või isegi vajadus järgida teatud reegleid või inimesi, et siin sa võid ise õppida või oled siis ise õpetaja, et ka võib-olla tuleks või võiks vaadata üle oma uskumuste süsteem, võib-olla võib tekkida soov järgida mingisugust kindlat võib-olla süsteemi või otsida vastuseid, ma ei tea, sealt kuskilt kõrgemalt poolt, eks ju, juhatust, vastuseid, kuidas kellelgi see universumilt, teadvuselt, kõrgematelt jõududelt, kuidas öeldakse, minu jaoks pole mingisuguseid kõrgemaid jõudusid muidugi olemas, aga noh, kellele iseendal meeldib seda nimetada, seda kuidas või mismoodi, et see on tema enda asi või siis nagu enda valik, ütleme siis, mitte asi, enda asi tundub nagu kuidagi ei kõla nagu kõige paremini, aga enda valik siis ütleme jah, et kõik meie otsused ja asjad ja sammud ja kõik on ju meie valikud. Et aga jah, siin on nagu võib-olla siis nagu kaevutakse nagu no rohkem nagu sügavuti, et vaadatakse ka võib-olla oma uskumuste süsteem üle või õpitakse midagi juurde või siis õpetatakse ise või sellised ka traditsioonid võivad olla siin päevakorras sel kuul, aga, aga näen, et siin on seda, püütakse kuulata ka võib-olla seda sisetunnet või intuitsiooni. Siin on teatud varjatus või saladused. Ja siin on oluline teadvustada, et sa ei leia neid vastuseid võib-olla väljastpoolt, mida sa soovid. Jah, sealt väljastpoolt võib-olla saad suuna kätte, et kus suunas edasi liikuda või mida edasi teha. Aga tegelikult tulevad kõik tõde ja kõik vastused tulevad siis sinu enda seest, sinu enda sees on kõik vastused olemas. Miks me neid vastuseid ei näe, ei kuule, ei taju, ei tunne, on seetõttu, et need tunded segunevad emotsioonidega. Et ka tihtipeale, kui inimesed arvavad, et nad kuulevad või tunnevad sisetunnet, siis ühest küljest ta võib vastata tõele, teisest küljest, kui inimesel on väga palju emotsioone ja laenguid tema kehatasandil kehas kinni hoidmas, siis see võib, intuitsioon või sisetunne võib seguneda siis nii-öelda nende emotsioonidega, emotsionaalsete laengutega, mis ei juhata teda nagu õiges suunas ja ta ei kuulegi üldse, või ta ei taju või ta ei tunneta üldse, mis see intuitsioon või sisetunne olla võiks. Seetõttu on oluline siis vaadata üle ka oma emotsionaalne seis. Ja aga paljudel võivad siin ka olla siis juunikuus väga tugevad sellised, tugev selline intuitsioon ja sisetunnetus. Ja tunneta ja ole tähelepanelik selle suhtes, kuula oma keha, ära eira seda. Vastused kõik tulevad sinu enda seest tegelikult, mitte loogikast ega reeglitest, kõik tuleb sinu enda seest. Aga siin on pisut seda konfliktset energiat, see võib tulla väljastpoolt, see võib tulla sinu enda seest. Siin võib olla selle juunikuu jooksul teil selliseid konflikte, kas siis väliselt inimestega või siis sinu enda sees on selline, siin võib olla konkurentsi, sisemisi vastuolu, võimalik, et võite sattuda ka sellisestesse situatsioonidesse, kus paljud erinevad inimesed või paljud erinevad arvamused põrkuvad. Toimub selline võistlus või võib ka siin vaidluseid esineda. See nagu otseselt ei tähenda suurt tüli, vaid pigem selline
ideede ja egode kokkupõrge, et võib-olla ka siis sisemist segadust võib sinu enda sees üldsegist see kokkupõrge, ego kokkupõrge olla. Võib-olla võib tekkida siin teatud määral sellist segadust, et mida siis võib-olla järgida, kas reegleid või sisetunnet või et noh, et need segunevadki võib-olla nende emotsioonidega ja siis te ei saa päris täpselt aru, mis, kus, kuidas. Et selle kuul on ka väga oluline selline lojaalsus ja usaldus ja ustavus võib-olla sõpradele, võib-olla ise olla lojaalne ja ustav sõpradele või siis ka iseendale. Võib-olla on inimesi, kes on sinu kõrval konkreetselt, kes on sulle lojaalsed, kes on sulle austavad, võib-olla see on üks, võib-olla mitu, aga oluline on ka märgata, et kas sa oled lojaalne iseendale, oma tõelisele teele, oma tõelisele olemusele, ilma maskideta olemisele. Sest siin on maskid ka välja tulnud, mis tähendab seda, et kas siis sind ümbritsevad inimesed võivad olla siis need maskikandjad või ka sina ise. Et maskid viitavad sellele, et keegi või isegi sina ise ei näita kogu tõde välja. On midagi, mis on peidus, mis varjatakse nii-öelda selle naeratava näo taha. Aga see pole elu. Et kui nüüd mul kohe tuli siit ka selline, et olen nagu sattunud ka kommentaaride peale või siis mingite artiklite peale, kus inimesed promovad või räägivad sellest või et nad peavad seda nagu tugevuseks või selliseks, jah, peavad seda tugevuseks või oldakse selle üle ka isegi uhked. Kui sisemiselt hing justkui nagu nutab või karjub või kannatab ja väliselt ta naeratab, manab selle naerunäo nagu justkui ette, see on tegelikult maski kandmine, see ei ole mingi tugevusega, ei tasu selle üle uhkust tunda. Sest et see on võlts, sa ei ela enda autentsuses, sa ei ela enda tões. Inimesed otsivad jälle nagu justkui selle kaudu nagu sellist tunnustust või nad peavad ennast ohvriks ja nad tahavad, et neid märgatakse, et seal all on nagu peenemad mängud. Et ka väljapoolt siis võib olla sellist varjatust ja maskide kandmist, aga see jälle suunab sind küsima iseendalt küsimuse, et kus sina ise kannad endal maske ja kus sa ei ole iseendaga aus, et nagu sa ju justkui projitseerid siis seda enda sisemaailma justkui välistele olukordadele ja inimestele. Et siin ongi juunikuus võib väga tugevalt siis esineda seda, et võib-olla sa seisadki vastakuti nagu sellise sügavama küsimuse ees, et kas ma elan kooskõlas iseenda sisemusega, sisemise tõega või vastavalt siis teiste ootustele, et tekib selline sisemine pinge võib-olla selliste reeglite ja intuitsiooni vahel. Samal ajal võid kogeda selliseid pingeid või arusaamatusi suhetes. Eriti kui keegi ei räägi täielikult tõtt, eks ju. Ja siis jällegi, et sul on siin võimalus need tunded nagu lõpuni tunda, seepärast et see on sinu projektsioon teisele inimesele või olukorrale. Või sa lood enda jaoks selle olukorda, et sa siis saaksid need tunded endas lõpuni tunda. Aga päris kindlasti ei usalda siis oma sisetunnet. Ja otsid tõde sügavamalt, et kui sa otsid mingisuguseid vastuseid, siis ära otsi seda pealispindselt ega
ühe küsimuse esitamisega ja siis kehitad õlgu ja et ma ütlen, et ma ei tea, on ju, et mis see vastus on või siis ei kaevu sügavamale enda sisse, vaid kaevu sügavamale, küsi sügavamaid küsimusi ära ette, enne kui see vastus tuleb, aga ära pressi neid ka endalt välja, et las nad tulevad loomulikul viisil. Et tõde ei tule, ei ilmne noh, ainult sõnadest, ainult välist või sellist pinnavirvendusest, vaid tõde tuleb tunnetest, kehakeelest ja sügavamalt sellistest taipamistest või sellistest välkteadmistest või selline, et sa tunned, et see vastus nüüd tuli ja vastused tulevad üldiselt puhtas olekus, mitte segaduses. aga oluline võib-olla sel kuul on see, et olla iseendale lojaalne eelkõige. aga ära unusta ka neid, kes sind siis siiralt toetavad. et ära lange ka maskide lõksu ise ja teiste. Ja kui sa tunned, et teised nagu petavad või mingisugused saladused on või mingisugused sellised küsimärgid tekivad, siis vaata eelkõige enda otsa, ära vaata neid teisi, sest et teistes ei ole viga ja ka sinus ei ole viga, aga lihtsalt nad nagu näitavad sinu enda olemust. et ole sina ise ja ära mängi teiste ootuste järgi ka samamoodi, et kui need sind nagu otseselt siis ei teeni sellisel viisil, et nad ei avarda sinu teadvust. et jah, et soovitus võib-olla ollagi siin mis see soovitus võiks siin olla, et ole truu oma nagu vaimule või hingele, kõik muu tuleb siis, loksub siis ise paika ja oma tõe leidmine ei tähenda siis tingimata, et pead kõik nagu õpetused hülgama või kõik asjad nurka viskama, vaid seda, et sa õpid neid läbi oma hingeprisma nagu justkui filtreerima ja teadvustama, mis on tõde ja mis on nagu lihtsalt mingi, ma ei tea, jutt või loba. ja luba vaikusel end juhtida, maskidel langeda ja lojaalsus võib-olla siis iseenda vastu on kõige suurem tugevus. ja päris kindlasti väljapoolt ei vaju sa mingisugust kinnitust, sa vajad lihtsalt kohalolu. et see on kõige olulisem, olla kohal praeguses hetkes. ja nii on. minu poolt siit suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. aitäh teile! ja grupp number 3, kes valis siis selle grupi või kaardid või kuidas iganes, siis siin on päris kindlasti tuleviku suunas vaatamist. et te nagu suundute nagu tuleviku suunda või teil on mingisugused visioonid ja ettekujutused, ootused, ka samuti avardumine toimub siin. sa tahad millegi suunas liikuda või sa oled juba nagu millegi käima lükkamise äärel juba justkui ja sa tahad nagu liikuda edasi. aga siin võib olla ka muidugi ootust. siin võib ootust olla, aga asjad teie jaoks ei liigu kõige kiiremini edasi, mida te sooviksite, et liiguksid. aga päris kindlasti ei oled sa juunikuus nagu justkui selle uue faasi künnisel või siis alguspunktis valmis nagu astuma järgmise sammu, et edasi liikuda. sest et ma näen, et sa oled nagu algselt nagu paigal seisnud ja mingi hetk hakkab siin kuus liikumine toimuma. et sa tunned võib-olla seda rahutust või paigalseisu või mingisugust teatud sellist seismist tunnet on siin justkui, et asjad ei liigu võib-olla sellisel viisil.
kellele siis tekitab seda natukene ärevust või stressi või kannatamatust, kellele jällegi keegi on justkui just selline, kes nagu planeerib, mõtleb, visualiseerib, et liikuda sinna tuleviku suunda väga konkreetsete sammudega, väga läbimõeldud, praktiliselt sammud läbimõeldud ja nii edasi, nii edasi. Aga siin võivad olla täiesti erinevad nagu inimesed selles suhtes, kes nagu tunneb seda kannatamatust, kes nagu tahabki justkui võtta selle nagu selle pikema aja, et kõik läbi planeerida. aga siin need sammud ikkagist liiguvad ja valmistutakse justkui järgmise sammu astumiseks või siis hakatakse seda sammu astuma selle kuu jooksul. aga siin on vaja kannatlikkust ja usaldust, sest siin on väga suured võimalused edasi liikumiseks ja väga jõuliseks liikumiseks. kuigi, ja sul on vaja sellist visadust ja stabiilsust hoida, järjepidevat nagu tööd või hoida seda visiooni või seda sihti. et see on küll oluline siin, kuigi sulle tundub, et võib-olla mingi hetk tundub, et asjad ei liigu, mõnele võib-olla tundub siin, et asjad ei liigu kõige kiiremal viisil, nagu sa seda võib-olla soovid või tahaksid. aga siin ei olegi oluline kiirustada, vaid siis läbi sellise visiooni ja sellise järjekindla pideva nagu fookuse, mille suunas sa nagu liikuda tahad, loob tegelikult päris tugeva vundamendi. et sa võid tunda mingi hetk, et progress on nagu justkui aeglane. aga ühest küljest on ta väga nagu selline stabiilne ja usaldusväärne ja sa lood sellega päris tugeva vundamendi. ja kui sul on piisavalt kannatlikkust ja seda sihikindlust, siis läbi siis enda tahte, jõu, usu, selle suuna valiku ja sisemise nagu sellise jõu, sa hakkad päris kiiresti edasi liikuma, väga jõuliselt, võimsalt. sest et sinu edu sõltub tegelikult sellest sisemisest fookusest ja otsusekindlusest. ja kui sa nüüd juhindud sellest õigest energiast, mitte hajutatult, siis sa võid saavutada väga palju siin selle juunikuu jooksul. ja tähtis on juhtida iseennast, mitte lasta end juhtida. et mingisugused uued algused või edasiliikumine päris kindlasti siin toimub selle kuu jooksul. Siin võivad teile tulla mingisugused uudised, pakkumised. keegi võib-olla isegi tuleb sinu ellu konkreetselt. ja päris korralikud liikumised nii sisemiselt kui ka väliselt. aga kannatlikkus on ikkagist siin oluline, sest et kõik ei juhtugi kohe, vaid iga asjal on oma tee ja õige aeg. et ei tasu nagu niimoodi hullult tormata või kiirustada. anna nagu küpsemisaega asjale või sellele olukorrale, mis iganes, ma ei tea, kuhu iganes sa liigud. et selline küpsemine võtab justkui aja maha. midagi muutub päris kindlasti siin mingi selle kuu jooksul ja toimub liikumine, aga see nõuab ka sult järjepidevust. sest sa oled liikumas kuhugi suunas, aga selleks on jah, sul nagu vaja natuke kannatlikkust ja fookust hoida, oma sisemist jõudu,
et liikuda selle suunas, mis sul on nagu justkui eesmärgiks endale võetud. Tundub siin sedasi olevat see jah, et päris kindlasti soovituseks võiks öelda, et ära kahtle sellel teekonnal, kus sa juba praegu oled, sest sa oled tegelikult õigel rajal, sest see viib sind edasi, asjad hakkavad liikuma, aga just nimelt kasuta seda aega targalt. Kõik ei pea juhtuma nüüd ja kohe ja praegu, vaid anda sellele aega. Keskendudes siis oma sihtmärgile või fookusele, kuhu sa tahad nagu jõuda, siis asjad liiguvad iseenesest, sa ei pea nagu ise nagu suurt midagi tegemagi. Ja kuula oma intuitsiooni, aga ära aja seda segamini siis oma emotsionaalsetest laengutega, emotsioonide ja laengutega. Ja ole vastuvõtlik ja valmis vastu võtma mingisuguseid uudiseid, mis toovad positiivseid tulemusi. Ole vastuvõtlik liikumisele ja ole vastuvõtlik nendele inimestele, kes sinu ellu tahavad tulla. Jah, nii on. Ja minu poolt võib-olla siit kõik. Suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile!